aga teema siis on süsihappegaasi jalajälje hindamine ja siis seda esialgu ma lihtsalt räägin võib-olla sellist üldisemat tausta, et miks see on oluline teema, seda Ivo tegelikult ka natukene juba selgitas. Ja siis räägin natukene Keskkonnamajast, mis on siis esimene riigihankena valminud süsihappegaasi analüüs Eestis. Võib edasi minna. Kõigepealt siis, et mis on see probleem, mida me lahendame, et nagu Ivo ka mainis, 2050 aastal on meil siis Pariisi leppe järgi eesmärk saavutada kliimaneutraalne majandus. Et mida see sisu poolest tähendab, on siis see, et me peame lahutama süsihappegaaside emissioonide kasvu ja toorainete kaevandamise kasvu siis majanduskasvust. Et eraldi küsimus on muidugi see, et kas see on selles mõttes võimalik, et kas majandus saab lõpetuseni kasvada, aga nüüd minnes siis süsihappegaasi teema poole, et kui siis vaadata, et kust kohast need emissioonid tulevad sektoripõhiselt globaalselt, siis on siin näha, et 28% ligikaudu tuleb siis hoonete kasutusaegse energia tagajärjel, et me kütame hooneid, kasutame seal elektrit ja jahutust, 11% umbes ehitusmaterjalide tootmisest. Et kollektiivselt siis ehitussektor panustab sellisesse globaalsesse soojenemisse, võiks siis öelda umbes 40%. Ja siin kõrval on siis graafikus on näha seda, et pool kõikidest kaevandatavates toorainetest Euroopas jõuab meil ühel või teisel viisil siis hoonetesse. Ehk siis see potentsiaal ehitussektorist siis optimeerida ja neid mõjusid vähendada on väga suur. Edasi, palun. Ja see on võib-olla lihtsalt selline siis mõtteaine selle koha pealt, et ehitusmahud meil, eks ole, ajas on projekteeritud, kasvavad väga tugevalt, et see surve keskkonnal lihtsalt tegelikult aina kasvab ja sealt kaudu siis ongi see olulisus tegelikult samamoodi kasvab, et miks on hästi oluline, et me optimeerime need ehituses tekkivaid keskkonnamõjusid. Edasi. Nii, ja vaadates natukene lähemalt konkreetseid hooneskaalal, et kust kohast need mõjud tekivad. Et siin on 2 identse hoone süsihappegaasi jalajälje analüüs siis 50 aasta kohta, mis on siis samadest materjalidest koostatud või ehitatud ja samamoodi nende energiatarve on samasugune. Ja siis küsimus, et miks need graafikud siis nii erinevad välja näevad? Et kes siin julgeb pakkuda, ma ei tea, kas ma teid kuuleksin, aga vastus on siis, eks ole, põlevkivi energias, et Eestis praegusel hetkel on süsihappegaasi jalajälg kilovatt-tunni kohta 8-10 korda suurem, kui see on Norras. Ja sealt kaudu siis tulebki lihtsalt, kui see netonumber siia kõrvale panna, et palju siis ühel ja teisel hoones see süsihappegaasi jalajälg on, Eesti hoonel oleks see tunduvalt suurem. Ja võib-olla siit tekibki siis järgmine küsimus, et et kui meil siis 85% või enam tekib hoone kasutusperioodi jooksul, et miks me peaksime optimeerima siis seda mõju, mis meil tekib ehitusmaterjalidest. Aga siis ma nüüd selgitan, et miks see ikkagi rolli mängib, võib edasi panna. Siin on nüüd seesama graafik siis aja teljele pandud, kus on siis näha, et esimene aasta, tegelikult see võib olla ka mitme aasta peale, eks ole, jaotatud, tekib meil siis hästi suur hüpe selle süsihappegaasi emissioonides, kus siis hoone ehitatakse ja mõjud tekivad siis nende ehitusmaterjalide tootmisest, nende kaevandamisest loodusest, nende transpordil ja siis ehitusprotsessis ise. Ja seejärel iga aasta tekib meil siis süsihappegaasi jalajälg sellest, et me kasutame hoones energiat. Nüüd standardipõhiselt see arvutus näebki siis välja selline, et me peame eeldama seda, et süsihappegaasi jalajälg siis kilovatt-tunni kohta meil ajas ei muutu. Siin on väiksed sellised väikeste intervallide tagant tulevad veel mõjud, mis on siis seotud erinevate materjalide väljavahetusega ja kõige lõpus on siis hoone lammutamine. Et kui see sama ajagraafik panna tagasi sinna pirukagraafikuks, siis ta näebki välja selline, nagu seal nurgas see tüüpiline Eesti hoone. Võib edasi panna. Aga et mismoodi see siis reaalsuses tegelikult meil välja näeb, et nagu Ivo ka enne mainis, et Eestil on ka, eks ole,
kliimaneutraalsuse eesmärk ja tegelikkuses, eriti just kui me vaatame siis hoone eluiga, siis see mängib väga suurt rolli see, et meil need kliimaneutraalsuse eesmärgid on siin juba tegelikult mõnekümne aasta jooksul. Sisuliselt siis, kuidas see süsihappegaasi jalajälje siis sellises ajagraafikus kajastuks, olekski siis see, et see tulp, mis meil väljendab seda emissiooni, mis meil tekib hoone energiatarbest selle kasutusperioodil, tegelikult väheneb ajas, kuni ta jõuab siis kliimaneutraalse tasemeni ehk siis sisuliselt nullini, kus me siis kilovatt-tunni kohta me ei paiska õhku süsihappegaasi. Ja nüüd, kui selline graafik panna tagasi sinna pirukaks, siis tegelikkuses tekib meil väga suur potentsiaal optimeerida ka siis neid materjalist tulenevaid süsihappegaasi jalajälge. Ja mis on kindlasti ka lihtsalt võib-olla oluline meeles pidada, et see, mis meil tulevikus juhtub ja see, mida me projekteerime nii-öelda sinna tulevikku, mis see süsihappegaasi jalajälg seal võiks olla, et see on, eks ole, stsenaarium. Aga see, mis materjalid meil sinna hoonesse lähevad ja mis on nende nii-öelda eeldatav eluiga, see on meil suhteliselt hästi täna planeeritav ja eriti, mis puudutab seda ehitusel tekkivat jalajälge, et mis on need konkreetsed materjalid, mis me praegu sinna koheselt sisse paneme. Me võib-olla ei tea nii täpselt seda, et mis intervalliga me lõpuks neid materjali välja hakkame vahetama, aga need mõjud on selles mõttes kindlad ja seal me saame tegelikult täna juba teha siis otsuseid, mis annavad reaalse efekti. Võib panna edasi. See meetod, mis siis sellist asja hindab, on Life Cycle Assessment, inglise keeles lühidalt LCA, eesti keeles olelusringi hindamine. Sellele viidatakse ka kui elukaare analüüs või elukaare hindamine, et mina ise olen jäänud olelusringi hindamise terminile kindlaks, sellepärast et lihtsalt see standard, Eesti standardikeskuse poolt tõlgitud standard, mis siis käsitleb LCA-d, on siis tõlgitud kui olelusringi hindamine. Aga lihtsalt, et viited sellele on erinevalt siis erinevates tekstides näha. Ja miks see meetod on siis väga hea ja miks seda üha enam ka rakendatakse ehitussektoris ja tegelikult muudes sektorites on see, et esiteks on siis standardiseeritud, ehk siis tal on kindlaks määratud arvutuse ulatus ja süsteemi piirid, ehk siis, et ükskõik, kes seda arvutust teeb, on siis väga kindel see, et mis sinna arvutusse sisse läheb ja mis jääb välja. Ja teiseks võrreldakse siis sama ühiku alusel, et need numbrid, mis sellest arvutusest välja tulevad, on siis kvantitatiivsed, et kui ehituse puhul on ka veel, eks ole, keskkonnamõju hindamine, mis on kvalitatiivne analüüs, et siis LCA puhul need tulemused on just numbrilised ja seetõttu meil ongi võimalus võrrelda siis, nagu ma enne võrdlesin Norrat ja Eestit, et sellistes asukohtades olevaid hooneid on siis võimalik omavahel tänu LCA-le võrrelda. Ja ühikuks siis hoonete puhul on reeglina 1 ruutmeeter. Kui me räägime ehitusmaterjalidest, siis see võib olla ka kuupmeeter, tonn, kilogramm, just parasjagu see ühik, mis on siis tüüpiline selle toote nii-öelda müügiühikuks. Siin on ka ära toodud siis standardid, et esimesed ISO standardid siis 14040 ja 44 on siis need standardid, mis käsitlevad LCA-d üldiselt ja annavad juhised selle kohta, et mismoodi LCA-d on võimalik koostada siis ükskõik millisele tootele või teenusele, et ta ei piira siis seda nii-öelda aplikatsiooni. Ja 15978 ja 15804 EN-standardid, need on siis ehitussektori spetsiifilised standardid, millest esimene on siis hoone LCA ja teine on ehitusmaterjali LCA standard. Oluline siinkohal on märkida, et need on omavahel harmoniseeritud, ehk siis see tähendab seda, et kui meil on ehitusmaterjali LCA koostatud vastavalt 15804 standardile, siis see töötab justkui Lego klotsina meil hoone LCA standardis. Võib edasi panna. Nii, siin on ära toodud LCA ulatus standardipõhiselt. Et miks see meetod on veel selles mõttes väga laialt kasutusel ja miks see on siis küllalt hea meetod, millega selliseid võrdlusi teha, on see, et see on modulaarne. Ehk siis meil on võimalus analüüsida moodulite kaupa seda mõju.
siis miks see on siis kasulik, on siis see, et näiteks, et kui me ühe hoone puhul analüüsime teatud mooduleid, mis teise hoone puhul kõik võib-olla mõõdetud ei saa, siis me saame võrrelda just neid mooduleid, mis kattuvad. Võib vist edasi panna. Jah, siin on lihtsalt, mis ma tahtsin välja tuua, on see, et kui me siis siiani oleme rääkinud Eestis just ja ka tegelikult läbi Euroopa energiatõhususe direktiivi energia kasutuse siis minimeerimisest, et me oleme siis optimeerinud selles olelusringis ainult seda ühte B6 moodulit, et kõik need teised moodulid on meil kõrvale jäänud. Et nüüd siis ka MKM-i selle uurimuse tulemusena siis Eestis on plaan hakata ka siis natukene laiemalt seda keskkonnamõju või seda süsihappegaasi jalajälge eelkõige siis vaatama. Et enne mul jäi mainimata, et LCA väljundiks on, eks ole, kvantitatiivsed numbrid ja need indikaatorid, mida LCA siis hindab, neid on tegelikult standardipõhiselt umbes 28. Aga siis need erinevad regulatsioonid vaatavad reeglina ainult just süsihappegaasi jalajälge, et need muid indikaatoreid väga palju sinna kõrvale ei vaadata. Aga selle konkreetse ulatuse siis tabeli pealt lihtsalt võib-olla käiksin üle kiirelt, et esimene on siis tooteetapp, mis on A1 kuni A3, sinna alla lähevad siis toormaterjalide kaevandamine loodusest, nende transport tehasesse, nende tootmine siis tehases. Tootmise alla lähevad ka kõik siis lisamaterjalid, mis on kulunud selle tootmise jaoks, samamoodi vajaminev energia, tekkinud heitmed ja jäätmed, et need kõik lähevad siis tootmise alla. Ja see on ka siis see number, mida tavaliselt keskkonnadeklaratsiooni ehk siis EPD pealt ka vaadatakse, kui nüüd hoone LCA pannakse kokku, siis see väärtus, mis alati tuleb siis selle keskkonnadeklaratsiooni pealt. Järgmine on siis ehituse alla kuulub A4 ja A5, millest esimene on siis transport ehitusplatsile tootja juurest ja A5 on siis ehitus ise, sealt edasi kasutusetapp ja kasutusetapi alla siis, mis on reeglina alati kaasatud, on siis B4, mis on vahetus ja B6 kasutusaegne energia, et need teised moodulid, need on mõningate eranditega, need on kaasatud ja vahel ei ole kaasatud. See põhjus on selles, et nende mõjusid hinnata või selliseid andmeid koguda on väga keeruline hooneskaalal ja teiseks nende siis kogu selliste mõjude efekt kogu olelusringi vältel hoone puhul ei ole siis väga suur. Ehk siis nende andmete kogumine versus selle mõju kokkuvõttes ei ole niivõrd märgiline, kui on näiteks siis need teised B4 ja B6. Siis on olelusringi lõpp, kuhu alla kuuluvad siis lammutus, transport, siis lammutusjäätmed, transport, nende ümbertöötlemine või ladestus. Ja siis D-etapp on siis lisamoodul, kus all siis deklareeritakse sellised kasud, mis on võimalik saada siis, kui me selle olelusringi lõpul saame mingisugused materjalid, mida meil on võimalik uuesti kasutada ning tänu sellele siis me ei võta loodusest jälle ressursse. Aga see siis alati deklareeritakse eraldi. Võib edasi minna. Lihtsalt võib-olla hästi kiirelt siin üle käia, et minu käest on tihti küsitud, kes on keskkonnadeklaratsioone omale lasknud koostada, et kui me selle EPD siis avaldame, et kas see kehtib meil igal pool, et mis ma lihtsalt siin tahtsin tuua, et see on siis võrdlus erinevatest regulatsioonidest. Taani, Soome, Norra, Rootsi ja Euroopa siis vabatahtlik raporteerimissüsteem, et nende metodoloogiline alus on igal pool siis 15.978, 15.804, ehk siis, et see standard on kõikidel ühtne, et tehakse igal pool modifikatsioone sõltuvalt siis sellest keskkonnast ja nendest eesmärkidest, mis on seal kohalikud, aga laias laastus ikkagi see meetod kui selline, see alusmeetod on kõikidel sama. Edasi, palun. Ja räägiksingi siis võib-olla natukene keskkonnamajast, et keskkonnamaja analüüs sai siis koostatud nüüd juba pool aastat tagasi. See on siis esimene riigihankena tellitud hoone süsihappegaasi jalajälje analüüs Eestis. Edasi.
Ma räägiksin sellest Keskkonnamaja siis süsihappegaasi jalajälje arvutamise koostamisest just nimelt läbi selle ELSEA üldise raamistiku. Et ELSEA standardipõhine raamistik on siis see, et esimeseks me defineerime ära ulatuse ja eesmärgi, teiseks me koostame inventuuri siis kõikidest nendest materjali ja energiavoogudest, mis sinna ulatuse sisse jäävad. Kolmandaks me teeme mõjude analüüsi ja neljandaks me interpreteerime neid tulemusi. Edasi, palun. Ja Keskkonnamaja puhul, et siis esiteks eesmärk Keskkonnamaja puhul oli süsihappegaasi jalajälje tuvastamine, et miks see võib olla, et kuidas see võiks erineda või mis see ulatus või see eesmärk tähendab, võiks olla teistmoodi, on näiteks see, et kui meil oleks olnud varemalt ka selliseid teistsuguseid analüüse tehtud, siis meil oleks olnud näiteks võimalus võrrelda seda tulemust või siis meil oleks näiteks mingi referentsväärtus, mida me saavutada tahame, et Keskkonnamaja puhul selliseid väärtusi kuskilt võtta ei olnud. Ja seetõttu see eesmärk oli siis lihtsalt süsihappegaasi jalajälje tuvastamine. Ehk siis mingis mõttes oli justkui nagu mõõtmine mõõtmise pärast, aga see antud olukorras tegelikult ei olnudki seal kuskile selles mõttes sihtida, et kuna meil ei olnud mitte mingisugust võrdlusbaasi. Siis teiseks inventuur, et siis andmed sai kogutud siis kahes etapist, sisuliselt tegelikult sai tehtud 2 analüüsi. Esimene oli eelprojekti staadiumis ja teine oli põhiprojekti staadiumis. Ja need tulemused tegelikult omavahel väga ei erinenud, mis näitas seda, et see BIM-mudelid, millega ma siis töötasin, olid suhteliselt hea kvaliteediga, et kindlasti see täpsus tunduvalt paranes, aga nii-öelda laias laastus need tulemused jäid ikkagi selles mõttes kehtima. Ehk siis siit võib olla järeldus selline, et kui nii-öelda näiteks siis selle riigi kinnisvara BIM-mudelit sellest juhinduda, et siis tegelikult võiks ka eelprojekti staadiumis väga edukalt saada siis ELSEA-d koostada. Kolmandaks mõjude analüüs, et see on siis see osa, kus see inventuur nii-öelda seotakse keskkonnamõjudega. Et sellise etapi puhul, mis olid olulised Keskkonnamaja puhul, et esiteks siis Eestis on puudu keskmine materjalide andmebaas, ehk siis meil ei ole siin olemas sellist kohalikku keskmiste materjalide andmebaasi, kus oleks siis kirjas, et mis on siis keskmine süsihappegaasi jalajälg ühe materjali kohta, sõltuvalt siis sellest, mis on meie kohalikud tootmismeetodid. Et tänu sellele siis oli vajadus kasutada muid andmebaase. Ja siis teiseks, et kohalikul tootjal reeglina EPD-sid veel ei ole, et on siis olemas tootjad, kes on, ütleme, suurtootjad siis, kellel on Eestis EPD-d ja on ka mõned üksikud Eesti kohalikud tootjad, kes on siis eksportturgudel, kellel on vajadus seda EPD-d olnud väljastada, aga niimoodi suures pildis tegelikult on väga-väga vähe Eesti tootjad, kellel on EPD-d väljastatud. Ehk siis ühesõnaga see andmete, need alusandmed selles mõttes ei olnud kohalikud, küll aga õnneks oli siis see tarkvara, mida ma kasutasin, võimaldas siis sellist asja, et ta nii-öelda pakkus mulle siis sellist faktorit nendele andmetele peale, mis siis kohandasid need mõjud siia Eesti konteksti. Need ei ole siis nii-öelda 100% ei tarvitse olla siis nii-öelda vettpidavad, et kõik materjalid ongi siis sellised nagu see keskmine, mis see tarkvara mulle pakkus on, aga ütleme parem kui mitte midagi. Ja siis mõjude analüüsi koha pealt veel, et kasutusaegse energia süsihappegaasi kohta sai siis tehtud meil 2 versiooni, et see oli ka siis Keskkonnaministeeriumi enda nii-öelda soov, et ma arvutasin läbi esiteks siis selle, mis ma enne ka näitasin, et sellise mudeli järgi, kus siis süsihappegaasi tase kilovatt-tunni kohta ei muutunud ajas ja teise stsenaariumi järgi siis Keskkonnaministeerium pakkus mulle stsenaariumi, kus siis oli arvesse võetud kliimaneutraalsuse eesmärgid ja selle tulemusena tegelikult see B6 etapp vähenes poole võrra. Ehk siis sama asi, mis ma varem selgitasin, et siis sealt kaudu see osakaal, mis siis materjalide langeb, on palju suurem ja ehk siis see materjalide optimeerimise potentsiaal on tunduvalt suurem, kui me siiani võib-olla arvanud oleme. Ja viimaseks tulemuste interpretatsioon, et kuna siis millegi muuga võrrelda ei olnud, siis ma võrdlesin Keskkonnamaja erinevaid hooneid selle sees, et seal on siis muuseumihoone, mis on 2-kordne betoonhoone, maa-alune parkla betoonist ja siis 2 puithoonet, dokihoone
ja linnamaja, mis on siis büroohooned. Ja siis võrdlus oli ka siis võimalik läbi tarkvara pakutud keskmistega, mis on siis tarkvara sees sellised nii-öelda orientiirväärtused, mis on kokku pandud sõltuvalt siis nendest teistest projektidest, mis selle tarkvaraga on varemalt koostatud. Võib edasi minna. Ma siin võib-olla isegi väga pikalt ei peatuks, et need numbrid selles mõttes midagi siin palju ei ütle, kuna neid ei ole kuskile konteksti panna, aga lihtsalt siin ma tahan näidata seda, et kuidas siis võrdlus toimus nende erinevate hoonete vahel Keskkonnamaja projektis. Ja siin on siis ära esimene tulp, see kõige tumedam on siis süsihappegaasi jalajälg ruutmeetri kohta. Teine on siis biogeenne süsinik ehk siis süsinik, mis on sisaldunud või sisaldub nendes materjalides, mida selles kasutati, ja kolmas tulp on siis, kui me lahutame nende kahe vahe. Ja sealt võib-olla siis see viimane, mis see number, mis siit meelde ette on siis 512, mis on siis see kogu hoone ruutmeetri kohta nii-öelda kehastunud süsinik, inglise keeles embodied carbon, mis on just siis see materjalides sisalduv süsihappegaasi jalajälg, mis on tekkinud siis nende materjalide tootmisel. Et see 512 siin sees ei ole siis arvestatud seda, mis on selle materjalides sisalduv süsihappegaasi jalajälg ehk siis biogeenne süsinik. Võib edasi panna. Et see 521 on siis see number, mis eelmise graafiku pealt, mis ma näitasin, et siin on nüüd siis tarkvara pakutud nii-öelda selline kategooriad või siis skaala ja selle järgi siis hoone võiks langeda sinna D-klassi. Et tegelikult tegemist on hästi sellise mingis mõttes innovatiivse hoonega, et väga palju puitu on seal kasutatud, et siis võib tekkida küsimus, et miks see siis D-klass ainult on, et lihtsalt see tarkvaras pakutav skaala selles mõttes ei olegi võib-olla väga hea võrdlus selle koha pealt, et need teised hooned, mis seal on, ei ole selle kohta informatsiooni, et mis on nende ulatus olnud. Ehk siis, et Keskkonnamaja puhul me tegelikult võtsime niivõrd võimalikult suure ulatuse. See tähendab seda, et me kaasasime väga palju komponente, et see on väga võimalik, et sellise skaala puhul näiteks A-klassi hoone puhul mingid komponendid on üldse välja jäänud arvutusest ja sealt kaudu see süsihappegaasi jalajälg ruutmeetri kohta on lihtsalt väiksem. Aga lihtsalt, et selline süsteem iseenesest on võib-olla siis ka midagi, mis tulevikus, nagu ka Ivo tegelikult mainis, seal energiamärgise kõrval. Järgmine. Ja võtaksingi võib-olla asja kokku sellega, et see LCA koostamine on tulnud, et jääda, et neid regulatsioone on siin väga palju, mis on järjest tulemas ja on juba siin jaanuarikuust on nii Norras kui Rootsis kohustus siis LCA arvustada kõikidele uutele hoonetele, et selles mõttes selline mõõtmine, ma arvan, et enam kuskil ei kao, et ongi siis võib-olla mida siis nagu teha, et võib-olla esimene asi oleks siis arvutusmeetodi mõistmine, et sellise meetodiga ennast lihtsalt kurssi viia, sest et selline nii-öelda arvutuse kohustus tekib ka siin Eestis, ma arvan, varem või hiljem nagunii, et lihtsalt, et konkurentsis on võib-olla lihtsam püsida siis, kui me ei oota selle hetkeni, kuni see lihtsalt on möödapääsmatu, siis järgmiseks selle kasutamine, ehk siis, et kui see meetod on juba selgeks saadud, et siis miks mitte seda kasutada ka siis, kui seda otseselt võib-olla meie käest ei küsita. Et tänu erinevatele tarkvaradele tegelikult LCA koostamine võib võtta siin päeva või 2, et see sõltub sellest kvaliteedist, mida taga aetakse. Aga idee on siis selles, et miks siis mitte seda kasutada ka siis, kui seda otseselt ei nõuta, lihtsalt selleks, et siis saada nii-öelda parim optimaalne lahendus. Ja viimaseks, et eesmärkide seadmine, et miks mitte ka siis sealt edasi seada näiteks eesmärke siis ettevõtte siseselt, et võt näiteks selle järgmise hoone puhul on plaan just nii ja nii mitu protsenti väiksem jalajälg saada ja seda ka kommunikeerida kliendile. See oleks minu poolt praegult kõik. Viimane slaid on aitäh ja kui on küsimusi, siis vastan. Aitäh, Anni. Sinna keskkonda ei ole tulnud küsimusi, aga ma võib-olla siis ise küsin.
et selle viimase slaidi peal oli näha tegelikult, et need LCA arvutused on tulnud, et jääda, aga kuidas sa hindad täna see kompetents, et 6 kuud tagasi oli riigihange, et palju seal tegelikult siis neid osalejaid oli, kes osalesid sellel hankel tol hetkel? Minu teada seal oli veel peale minu ka neid, aga eks see on kindlasti selline teema, mida praegult veel ei ole, Eestis ei ole siiani olnud, eks ole, vajadust või pole olnud turunõudlust, et see on kindlasti üks põhjus, miks ei ole ka keegi selle meetodiga ennast kurssi viinud. Et ma tean, on ettevõtted, kes on koostanud neid LCA analüüse rohesertifikaatide jaoks, kus on ka siis üks osa LCA koostamine, mis on küll nende rohesertifikaatide võib-olla vahe on selles, et nad ei nõua otsest mingit analüüsi, et nad lihtsalt väga tihti tahavad lihtsalt, et see arvutus oleks tehtud. Aga ma tean, et Eestis on neid rohesertifikaate koostatud ja ka LCA-d minu teada siis neile tehtud. Aitäh. Ja korra sa mainisid seda Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud seda LCA uuringut, et sina oled sellega seotud, et kuidas seal see ajakava on, et millal see võib valmis saada või kuidas sa seda kommenteerid? No, uurimus ise siis saab valmis aasta lõpus, aga selles mõttes, et see on nii-öelda esialgne uuring, et selle tulemusena siis sealt ma arvan, et see on selline hea baas, kust edasi liikuda. Et ma ise arvan, et sellega ikkagi läheb veel mõnda aega, et see nii-öelda lõplik versioon sellest meetodist ja andmebaasist välja töötada selliselt, et see oleks nii-öelda kõigile kasutatav, et see esialgne uuring on siis jah, tõesti aasta lõpus valmimas, aga no lihtsalt siia kõrvale, et Eesti selles mõttes on võtnud hästi suure ambitsiooni, et see uurimus meil algas siin suvel, et tegelikult sisuliselt pool aastat on see uurimuse nii-öelda periood ja Soome on sama asjaga tegelenud mitu aastat. Et selles mõttes tempo on Eestis väga selgelt nii-öelda plaaniks võetud